Tere sõbrad, me oleme tulnud tuppa, et vaadata üle, mis siin toimub. Nagu näha on meil muutunud kujundus. Meie taga on, meil enam liikuv pilt, meil on nüüd staatiline pilt ja see ei ole miskit muud, see on meie püsiauhinna rubriik, mille on välja pannud siis Troon.ee. Auhinnafond. Auhinnafond, jah, isegi rubriik võib panna, võib ka rubriik, ma tea, võib olla rahvasuus rubriik, aga kirjakeeles on fond. Jah, ta on staatiline praegu, aga siis kui need auhindadena jõuavad inimesteni, siis nad on liikuvad. Ja täpselt üks auhind sellest fondist jõuab kohe inimeseni. Meil oli teatavasti küsimus, et kui palju on Mäitsi rattal rohkem kilovatt-tunde, kui oli Kreipil. Nüüd jääb üle pöörduda kõigepealt personaalselt niimoodi omavahel öeldes siin Mäitsi poole, et palun ütle, palju sul need kilovatt-tunde on rohkem. Jah, palin tegelikult isegi või ma enda jaoks selle elu lihtsamaks on see, et Mäits, palun vali välja võitja. Vali välja võitja, just. Et siin on, nagu näha, on meil juba tulnud jälle taaskord 100 000 kommentaarid ja pakutakse siin isegi 20 kilovatt-tundi, aga mõni julge pakub lausa 19 kilovatt-tundi. 20, kõva. Ja on ka pakkumine siin 14, et siit saab ju valida kõike ja kui sa Mäits valid ühesõnaga välja selle ühe õnneliku, siis meie auhinna rubriik siit tagant kahaneb ühe võrra. Jah, et auhinnafondi ma panen ühe kingituse veel juurde. Ma panen juurde. Panen siia juurde, jah. Et kes tahab veel auhindu jagada, siis võib omalt poolt seda teha. Ops, see kuks praegu maha, aga siiski. Ja ma panen veel ühe asja auhinnafondi juurde, nii et üks mälupulk. Mina lisan siia auhinnafondi sellise asja. Jõudis just täna kohale. See oleks nagu kukkunud kuskilt alla. Me ei ole küll välja mõelnud, mis tingimustel see nagu ära anda, aga mine sa tea. Ma arvan, kui 2 miljonit vaatamist saab täis. Tegemist on siis sellise aparaadiga, millega saab teha niimoodi, näed, vaata. Krõpsti praegu, näed, isegi krõpsu ei käinud. Aga mina küll eelasin, et käivad nagu mootoriga. Et paned tööle ja siis ta läheb kokku. Ma tahaks midagi vaimukat praegu vastata, aga nagu lilleõis. Vaata, kõik asjad elus ei pea käima mootoriga. Ma vastaks niimoodi. Mõni võib ka mehaaniliselt. Mõni käib ka mehaaniliselt ja ongi mõnusam. Just. Ja siis saab pärast vajutada siia peale, ma saan aru. Saab jah, mul see nüüd ei õnnestu, siis ta läheb kokku. Ja loomulikult siis teine auhind veel tuleb sellega koos, on selline suur pult. Võtta kui äge see on. Jaa, see on tõesti äge. Et siia ei pea enam panema üles mingit tahvlit, vaid nii ongi. Päiksega ei näe mitte midagi sealt. Muideks peaks nägema. Siin on loomulikult see on meie järgnevate saadete teema. Aga see on tiiser, ma saan aru siis nüüd. No ütleme siis praegu on tiiser. Praegu on tiiser või tiiser auhind ja siin on eleduse reguleerimise koht. Ma olen seda nagu teada saanud, aga see ei ole päris kindel. Aga igal juhul me oleme väga-väga elevil. Mulle tundub, mina olen väga elevil, et see on nüüd jõudnud kohale, sest seda ootavad ka 100 miljonid inimesed juba väga-väga kaua ja see jõudis kohale täna, just nüüd jõudis kohale ja ta on juba meil siin. Just, ja need, kes tegelikult sellest tehnikast üldse mitte midagi teada ei taha või siis, kuidas ma ütlengi? No ütleme siis otse välja need, kes on juba vanad. Et siin juba meist nii mõnigi on vana, aga võib juhtuda, et on veel vanemaid inimene. Kui juhtub niimoodi, et on selline kombo, kus on natuke noorem inimene kui mina ja natuke vanem inimene kui sina saavad kokku ja sellel natuke vanem inimesel on vaja telefoni, siis see noorem peab soovitama talle mingisugust telefoni, millega rääkida. Jaa, see on tegelikult täiesti naljavaba teema, et kui mõnes meie saates muidu on olnud ka nali, siis nüüd lõpeb nali ära. See on täitsa tõsine teema, sest kui teil on juhtumisi näiteks vana isa, vana ema, vana isa, vana ema onu või tädi. Tädid, kes juhtumisi on teist nii palju vanemad, et ta ei taha mingil juhul sellist puuteekraanilist, kuidas ma siis ütlen, halvasti. Ma ei tea üldse halvasti öelda, see ei ole üldse hea näide, sest see on Sony viimane telefon. See on teaser. See on Z siis? See ei ole Z, see on X. See on Sony Xperia X, mis jõudis ka muide täna. See on ka teaser siis juba ju? Võib ju nii öelda, ja see on ka teaser. Ja kui seda näiteks teie vana isa ei taha, siis ongi nüüd meile siin pakkuda erinevaid telefone, mida siis teie võiksite talle osta, mis algas siis muidugi kõige uuemast, mis on ka puuteekraaniline, et ma natukene nüüd söön oma sõnu. See on Doro. Sõid ära? Sõin jah, et ma tahaks nagu see on nuppudega, aga see ei ole nuppudega. No siin on nuppud tegelikult, 3 tükki on neid. Nojah, aga ta on ikkagi, natuke valmistas mulle pettumus, sest mul on siin üks teine Doro, see on küll MT on siia taha kirjustatud, aga siin palun on ikkagi nupud. Jah. Aga jah, ütleme niimoodi, et nupud ammendavad ennast lõpuks ikkagist ära. Nii. Ei hakka küsima, mis sa sellega nagu öelda tahad? Sellega ma tahan öelda seda, et ega kokkuvõttes sul on parem, kui sul on ekraan, mida sa saad nagu mugandada selleks hetkeks, mida sa kasutad, sest siin sa seda ekraani millekski muuks muuta ei saa ja neid nuppe... Aga vaata, kui ma olen vana, ma ei tahagi. Sa ei taha või? Ma ei taha, ma lähen istutan õunapuid ja tomateid ja siis vajutan nuppe. Tegelikult.
jah. Aga näiteks mina olen tähele pannud lihtsalt oma sellistest kogemustest, kui ma oleks pidanud soovitama seda, siis tihtilugu tahetakse, et panna mulle siia nupu taale inimesed, kellele ma saan helistada. Ja siis sa pead nagu seda peal hoidma ja ootama ja siis ta hakkab helistama. Okay. Aga palju lihtsam on ju niimoodi, et kui sul on selline ekraan, sa teed telefoni lahti ja sa vajutad lihtsalt sellele inimese pildi peale ja juba helistab. Kumb on parem nagu variant? Jaa, ma praegu mõtlengi, et kuidas ma vastaks, kui ma oleksin vana. Aga teeme siis niimoodi, et ma proovin olla nüüd, proovin siga olla veel paar aastat vanem, kui ma olen ja võtan selle telefoni karbist välja. Nii, kuidas sulle tundub? Mis edasi saab? Ilmselt ma peaks panema selle kuskil suust kaugele, eks ole, sest ma ei saa seda lähedale. Ma panen, ma ei näe lähedale. Nii, nüüd ma otsin siis, et mida teha ja peame tunnistama, ma ei saa aru, mida teha. Mida ma peaksin tegema laps Kaspar? No kõigepealt ma juba lülitasin ta sisse, et sa peaksid avama ekraani lihtsalt. Siin külje peal on siis avamiseks selline nupp. Selline pisike nupp. Pisike nupp on jah. Et suure näpuga võib-olla ei taba seda hästi. Oleks nad laba kindlalt. Võid siia vajutada. Või siis võid vajutada ka siia lihtsalt. Vajuta mõnda nuppu. Mõnda nuppu. Nii, ennem kui sa hakkad midagi tegema, ma soovitan sul valida keel. Ma ei saa aru. Jah, siin tegelikult on see keel on siin üleval. Vajuta sinna peale lihtsalt. Vajuta keele peale. Lihtsalt vajuta üks kord. Ei mõju. Oota, rahu. Ja nüüd liiguta näppu edasi-tagasi selle ekraani peal. Niimoodi nihutan näppu. Nii, näed Eestit on siin, jah? Nii, näen Eestit, aga see Eesti ei tule kuidagi. Vajuta Eesti peale. Nii. Aga vajuta üks kord, just nii. Läks Eesti. Nüüd on nii, et näed, SIM-kaarti pole, on ju. Jäta vahele. Tegelikult juba oskab sinu suhelda. No me puudutame seda kohta ilmselt. Ära pikalt vajuta üks kord vist. Sekundiks. Nii, kas kasutate nutitelefoni esimest korda? Et nüüd tegelikult on siis erinev kogu see Android 5.1, mis siin sees on siis toro pealt ümber nagu programmeeritud niimoodi, et seal on selline kihvt tegelikult sissejuhatus. Kõiki asju seadistatakse ja küsitakse, et kas sa oled selline vilunud kasutaja või sa oled nagu algaja kasutaja ja minu arust on see väga nagu hea lähenemine. Oleks iseenesest tore küsimus, et kas te olete vana. Aga niimoodi nagu ei küsi. Jaa, aga see lihtsalt on, et kas sa oled algaja või sa oled varem kasutaja. Kuigi see on päris väike tekst siin, eks ole. See on väike tekst, ma pean tunnistama. Ja mõlemad on rohelised, tekitab segadust. Ma ei pruugi seda nagu näha. Okei. Ma olen algaja. Nii, kerimine. Iseenesest see on tore lähenemine. Jaa, nüüd on küsimus selle kohta, et nagu Glenn oligi, et ta ei osanud keelt otsida, tegelikult peaks see nagu ennem seda keelevalikut juba olema nagu. Ehk et kuidas ma midagi otsin või vaatan. Palju õnne, kerimine on nüüd sul selge. See on nii armas, et mu telefon soovib palju õnne, okei. Nipsamine, vaat see on päris huvitav väljend ja ütleme nii, et ei ole tegelikult võib-olla isegi halvasti õnnestunud, et siin mõned tõlked on kohati ikkagist niimoodi, et neist päris hästi aru ei saa. Aga praegu sa said väga hästi hakkama piltide liigutamisega nii-öelda. Ma saan liigutada siit niimoodi. Selge. Vaat seda peab alati ka aru saama, et see nupu tuleb niimoodi, kui nii teha, siis ei mõju ja et nagu niimoodi lühikselt tuleb vajutada. Jah, pooleks sekundiks. Teksti suurusest. Ma saan ka nii teha, et... Pisut väike. Ja nüüd telefon küsib siis Glenni käest, et kas ta näeb seda, mis on kirjutatud ja siis must osa see läheb järjest suuremaks, eks kogu aeg. Aga näed, enam, see oligi nüüd kõige suurem. See oli kõige suurem ilmselt. Ja, nii. Kas soovite muutuma valikuid, minna tagasi lihtsalt eelmisele lehele, kasutage ekraani all asuvat nuppu. Ja see oli siis see nupp siin, eks ole. Eriti suur. Nii. Pange telefon kõrva juurde. Kas kuulete? No, ma võiks öelda, et ma ei kuule, aga ma valetaksin. Ma tegelikult kuulsin. Aga okei, ma ütlen, et see ei ole piisavalt vali. Nii. See võib vigastada su kõrva ära päris lähedale panemas. Ma proovisin seda ka. See pole ikka piisavalt vali. Nii. Aga väga äge, okei. See sobib mulle. Tunnistama, et see helitugevus on tõesti nagu vali. Ehk et järgmine teema on internet. Kui probleem on teil, et ei kuule hästi kunagi teisi kõnelejad, on see hästi tagasihoidlikud ja räägid vaikselt, siis tuleb valida
Kas teil on kodus internetiühendus tuli nüüd hoopis? Ma jõudsin juba internetini. No, ma ütlen, et jah, no, mul on lapselapsed panid mulle ruuteri üleeile. Nüüd on keeruline küsimus. Kas teil on wifi võrk? See on tõesti keeruline, ma ei tea. Kui teil on kiire internetiühendus? Väga äge. Mul on nüüd vastus olemas. Selleks nagu, ei mäleta, mis need olid, need Jänku Jussi multikad. Mul tulevad need meelde praegu. Aga need on toredad. Jääb mulje, et kõik vanad inimesed on tegelikult sellised nagu, noh. No mul on nüüd vastus olemas. Okei, et sa oled tehnika võõras, aga sa oled ka kuidagi... Opa. Selle VPS-i nuppu, ma ütlen nagu saladuskattel, et see küll enamasti ei toimi. Aga võib-olla mõnel juhul tõesti toimib, et no ma ütlen jah, ma olen selline naiivne. Sa oled näinud või? Ja ma olen näinud personaalselt, ma pole ühtegi ruuterit saanud VPS-iga häälestada seda asja. Aga okei, häälestame siis käsitsi. Igal juhul ta tõesti on minuga kannatlik, ma pean ütlema. Ta on tõesti kannatlik, näed, demokeskus, tegelikult see on see võrk, aga no okei. Võtame selle teise siis, mis on avatud. Jah. Väga hästi. Väga hästi. Et nüüd tegelikult telefon juba jõudis wifi juurest ka 3G või 4G juurde. Nüüd kahjuks ei ole siin sees, et on millist kaarti, eks ole. Sa ei pannud siia kaarti. Ei pannud praegult, jah. Nüüd oma Alturat tegid praegu natukene. Aga mida te soovitate? Alati tasub kiusata. Nii. Hästi palju huvitavaid küsimusi, et tegelikult väga põhjalikult toimub see seadistamine ja kõik asjad saavad paika ennem kui hakatakse telefoni kasutama. Mina annan küll... Kuule, mis see Google'i konto on? Vaat see juba läheb keeruliseks. Läheb, jah? Jah, et sa võid vajutada OK või küsida ka lisateavet, võid vaadates, et mis asi see on nagu. Vaat selles mõttes, kui sa proovid ennast panna natukene sellisesse positsiooni, et sa tõesti, sa ei tea nagu mitte midagi. Sa tuled siia maailma niimoodi, et see tõesti on ju raske, väga raske on sul seletada isegi midagi, kui need terminid, mida sa peaksid kasutama, eeldavad juba nagu mingit pilti. Et väga raske on seda tegelikult, alust ma tunnistan praegu, et kui keegi vanaema küsib minu käest, et mis see Google on, siis telefonil on vastus olemas. Mina näiteks ei oska vastata. Ma ka ei oskaks võib-olla esimese hooga vastata, mis asi see on. Hakkaks rääkimist otsingu mootorist ja et ta teab, et võib-olla tal oli kadunud mehel oli mootor, aga mis see otsingu mootor on? Aga ei, väga äge. Aga kas nüüd, kui ma saan selle telefoni, siis kuidagi, kas me saame nii ka nüüd teha, et siia tuleks siis ette? Ja nüüd tegelikult ongi selline olukord, kus kõik oli ilus sinna maani, kui nii tuli Google ette vaata. Nüüd on kõik jälle väikses kirjas. Aga nüüd on läinud asi koledaks tõesti. Nüüd tuleb helistada siis oma nooremat. Aga sa saad selle vahele ka jätta nagu, et... Nüüd läheb asi tõesti koledaks. Et sinna maani oli kõik ilus ja... Olen Toro juures tagasi. See on nagu selline... Turvaline koht, kus ma tagasi olen. Päris põhjalik seadistamine jõuabki lõpule. Liigu lõppu, et väikses kirjas tuleb ka ikka midagi. Olgugi, et praegu ma tunnen, kui vana inimese ma oleks tegelikult väga solvunud, sest ennem küsiti, kui suurt kirja ma näen lugeda. Ja need miinused on siin tõesti. Ja nüüd lisatakse mulle ette ikka selline kiri, et ma pean minema köökiluupi otsima. Nii. Üsna pikk ka veel. Aga ma oleks saanud keri lõppu muidugi, et ma praegu tegelikult täitsa valesti lähenesin. Ja mina pean seda tunnistama, et oma kogemust võin öelda, et kui mina olen harjunud vajutama igal pool yes või next ja nõustuma mingite tingimustega, siis on inimesi, kes tegelikult ei võta vastu seda. Et kuidas ma saan vastata millegile, et ma nõustun, kui ma ei ole läbi lugenud. Ja praegu ka natukene teeb mind rahutuks see, et esiteks ma ei saanud väga hästi aru, mis on see Google. Nüüd juba küsita minu käest paar küsimust, et selline, et lisateave, Google. Ühesõnaga, mul jäi see natuke segaseks, mis see on, aga siiski. No jälle. Natuke väiksemad on need tõesti asuga. See on ikkagi näide, et Toro tegijad on ilmselt proovinud, teinud, mis suudavad. Ta on teinud, mis suudavad, aga Google on selline paindamatu, et tema ei luba oma mingisuguseid siis vaateid muuta. Nüüd ma jõudsingi siia välja. Peab tunnistama, et see ülemine riba on nüüd küll selline, et on täiesti arusaamatu, see nõuab kööki ja luupi kohe, mis siin üleval toimub, aga need on iseenesest kenad. Just, et kui tahad kuskil helistada, on ju. Ja need vaata, ma valisin suhteliselt suure teksti. Muidugi mul tekib küsimus, kus ma tagasi. Ma ei tea. Sul eelneme õpetati. Õpetati, ja just, sa juba unustasid. Unustasin ära, ma rääkisin selle koha peal. Okei, kuva on siis ilmselt kohe... ma mõtlesin, et kuva on fotoaparaat. Kuva mulle midagi. See küsimus, mis on väga hea. Nii, mis?
aga ma ei taha vajutada, miks ma seda vajutada? Kuva mida põhimõtteliselt peaks olema ilmselt. Okei. Et kuva mulle midagi, kas sõnumeid või kõnelogi või midagi muud. Saada siis sõnum, meil või pilt või... Venasti eesti keelne ja puhas on muidugi tore. Ma valisin eesti keele loomulikult. Just. Iseenesest see eesti keel on nagu täiesti arusaadav, et siin mõned asjad on, et kui me vaatame siit lisada siit midagi juurde, siin oli näiteks ka luup oli või ajasti on näiteks siin nagu, et see on nagu stopper siis. No pigem mis siis, jah, või timer, ma ei tea, stopper eesti keelne sõna rohkem just. Jah, et või siis oli siin ka veel mingisugune asi, mis oli huvitav. See oli kuskil mujal ilmselt menüüs täpsemalt, aga luup oli ka tore nagu, et tegelikult on tehtud nutikas lahendus, et kinnitame ära selle. Ma aitasin siin lihtsalt kiiresti panin sulle ühe widgeti siia ette. Mis see widget on? Aga nüüd sa saad vajutada siia luubi peale ja siis tegelikult on sul nagu makrovõte või miski asi, et kui sa nüüd seda teksti lugeda ei näe, et siis paned selle siia juurde ja hoia nüüd paigal seda nagu. Natuke vist kaugemale või? Tõsi, mulle tundub, et see kiri, mis siit luubist paistab, on sama suur kui see kiri, mis siit paberi peal on, aga... Oota, aga äkki külmutame? Ei, oota. Siis sa paned nagu pildi just. Oota, see on nagu... Oota. Täiesti ei suuda ära fookustada seda asja. No vot, et ma proovisin ka, et tegelikult nagu on makrovõte, kui ta peaks suhteliselt lähedalt seda tegema, aga ma pean tunnistama, et mõte on väga hea. Võib-olla on pime natuke, ma ei saa... Ei tohiks olla, et mõte on väga hea, aga see ongi see, nagu sa ütlesid, et kui sa selle nagu kaugemale paned, siis see on täpselt sama suur, kui ta on muidu. Jah, siit on sama suur, eks ole. Aga ta on ju seda fookust väga ei võta, ja mis mind võib-olla selle kasutamise juures natukene häiris oligi see, et on küll nagu nutitelefoni äge, aga samas nagu see pildistamise funktsioon ja kõik need asjad, see tehnoloogia võib-olla ei ole kõige parem, et kas või see fokusseerimine võiks olla nagu hetkega. No ma näen, et siit alt saab tõmmata lahti nagu kohe täiendava paneelistiku. Ja kõik on tegelikult käejala juures olemas. Ja me vaatame seadeid. Väga suured ikkagi, nad on ikka üritanud. Ja teistpidi, kui sa nad on puhtamad selles mõttes, et... Kui sa tõmbad lahti siit ülevalt muidugi, natukene, jah, see mingi AVG-si midagi kobiseb, eks ole, aga jah, aga siiski ka, nad on ikka sellised, just lülitid on siia nagu tehtud, et ma tunnen küll praegu, et isegi hoolimata oma vanusest ma võib-olla saaksin sellega hakkama, kas nüüd päris niimoodi ladusalt, aga proova, ma siin taga on, see on ilmselt see nupp, siis kui ma siia vajutan, siis tulevad kohe lapselapsed külla. Sa pead ise seadistama, jah, et on selline nagu hädaabi nupp, et kas hoiad pikalt pealt või hoiad 2 korda, et siis saad seda seadistada ja seda saad ka siit seadetest täiesti teha, et on siis abivalik ja minu abinupp ja sealt hakkad kõik seadistama, ehk et see on suhteliselt arusaadav nagu lahendus ka, et mida sa saad sinna panna. Et seda muidugi peaks siis lastma lapselapsel nagu ära seadistada, et sinna on vaja mingeid numbreid panna ja kõike muid asju, et see võib-olla on natuke keeruline. Miks me täna sellisest telefonist räägime, et see on nüüd vist nagu uus ja väga ostetav mudel, ma nüüd hinda ei tea, eks ole. 200 eurot väidetavalt. 200 eurot, jah. Jah, et võt siin ongi see, et tegelikult on ju, ütleme nii, et ka kallimatel telefonidel kõik need hädapärased asjad olemas, et sa saad väga nagu suureks endal kõik asjad panna ja selline nii-öelda accessibility nii-öelda. Ehk et seda on näiteks Windows Phone'il, mina olen oma nagu sellistele eakamatel inimestele siiamaani müünud mingit 100 eurost Windows Phone'i, kus on võimalik siis kõik see esiekraan tehagi täpselt veel lihtsamaks, et panna nagu ainult suur kellaaeg, ilm sinna ette ja siis inimeste pildid, kellele peaks helistama, et nii kui ta selle lahti teeb, ta vajutab kohe Kaspari mollile ja juba kõne lähebki püsti, et siin on natukene ikkagist kohati nii, et kõne ja siis saad siia kontaktid panna. No ikkagi ta on selline suur, aga ma ütleksin, et täitsa võib siis ju soovitada niimoodi, et kui mingisugusel, isegi ma ei saa öelda ebaselgel, aga selgel põhjusel on teie vanematel inimestel näiteks selline telefon kasutuses, eks ole, aastast, mis see on, umbes 1999 või sinna kanti, eks ole, mis ei ole mitte väga vana, eks ole, võib ju vabalt olla, et on ka selline veel, eks ole. Võib-olla see on see NMT-telefon, aga tegelikult sellise asemele võiks täna võtta küll pigem juba midagi sellist. Sest esiteks ikkagi on siin olemas see müstiline Google, siin on olemas see nupp taga, eks ole. Ta teeb ikkagi pilti ja oma olemuselt on ta, kuidas laku vastu peab? Ega seda ei tea. No... Ilmselt aga nii hästi vastu ei pea kui mingisugusel sellisel. No näiteks kas või see sama Toro. See on selline eriti vana. Et ta ei pea nädalaid vastu, et ikkagist jääb sinna 2-3 päeva kanti, et oleneb midagi kasutada ka, et kui see
ainult wifi võrgus kasutada internetti, et siis muidugi peab jällegist nagu paremini vastu. Üldiselt ega kõik on hästi, mina olen lihtsalt jäin mõttesse nagu, et mida tegelikult vanaemad teevad või vanaisad või siis onud või tädid, kes on nagu eakamad. Ma olen tähele pannud, et nad ikkagi tahavad pilti teha. Ja pildistimise jaoks on siin olemas ka eraldi õnneks nupp. Et sa saab nagu vajutada, peab küll üsna pikalt peal hoidma. Sest sellega on pilti teha ikkagi raske. See on väga raske teha pilti. Et sellega nagu saab pildi ära teha. Ma ütlen ausalt, selle osakonnal ei ole midagi viga, aga nagu ka selle luubi puhul, et see teravustamine natuke aeglane üldiselt, kogu see tehnoloogia siin sees ei ole võib-olla kõige parem, eks ole, et võiks olla nagu see osakond natukene parem. Ja esimene kaamera ka, ehk et kui sa tahad ikkagi oma lapselapsega nagu rääkida juba Skype'is või kuskil sa tahad ennast näidata, siis see pool võiks ka nagu natukene nagu paremaks muutuda. Siis ma ei ütleks ühtegi halba. Ja minul oli muidugi see asi, et kuna ei ole päeval aega neid telefone väga vaadata, siis öisel ajal vaatasin, siis need alumised nupud, nende valgustust ma ei suutnud kuidagi sättida, kuigi ma ekraani sain sättida. Siis oli jällegi see, et iga kord, kui sa siia vajutsid, siis silmad läksid kissi nagu, et nad on päris eredad, aga muidu nupud on hästi. Ja muideks ma näen ka, et seal meil kuskil diiserite taha on läinud peitu, siin on dokk ka, ma mõtlesin nagu laadimise koha pealt. Et muidu ju ei näe kunagi, mis pidi panna USB juhe. Just, see on hästi tüütu ja võid ära murda ja kõike, aga siin on siis telefon läheb ainult ühte pidi sisse, paned siia dokkida ja... See on hea variant. Ja vaata, mis nüüd juhtus, näed ilusti. Sealt on laualambi. Mina ütleksin küll niimoodi, et lapselaps Kaspar, palun kingi mulle see telefon. Õnneks on jõulud tulemas ja...